Kuna tõlkega oli kiire, oli ta tekstid veel osadeks ka jaganud. Ja siis juhtus nii, et tema väga uuendusliku toote tekstit tõlkisid inimesed, kellel ei olnud aimugi, millega tegemist on. Ja tekstid tuli täiesti uuesti tõlkida. Ja otse loomulikult kõik see valmis palju aeglasemalt, kui tegelikult algselt plaanis oli. Üks levinud vigu on näiteks koostada lähteteksti, jättes arvestamata, et teksti on vaja hiljem ka lokaliseerida. Või siis teha oma koduleht lokaliseerimist mitte toetavale platvormile. Lokaliseerimisega tegelevad väga paljud organisatsioonid, näiteks eksportivad Eesti ettevõtted, rahvusvahelised ettevõtted Eestis, riigiasutused ja tegelikult kõik asutused, kelle kommunikatsioon või teenused on suunatud kõigile Eesti inimestele. Miks lokaliseerida? Inimesed hindavad personaalset pöördumist ja personaliseeritud kliendikirjad aitavad luua lugejaga tugevama sideme. Näiteks teame, et vene emakeelega inimesed avavad neile saadetud kirju, venekeelseid kirju protsentuaalselt rohkem kui eestlased neile saadetud eestikeelseid kirju. Veebitekstide puhul on oluline, et tekst oleks otsimootoris leitav. Aga igal turul võivad need märksõnad erinevad olla. See ei pruugi olla selle sõna täpne tõlge. Näiteks, kui me võtame sõna juhutöö ehk tööampsu, siis vene keeles võiks olla näiteks rabota, zadanje, projekt, altura, aga märksõna võõrkeelse vastena on kõige mõistlikum kasutada vastet, mida inimesed kõige enam internetist otsivad. Me tegime märksõna analüüsi ja selle põhjal leidsime, et kõige õigem vaste on hoopiski padrabotka, aga selle kõrval kasutasime loomulikult ka sünonüüme. Järgmisena paar lokaliseerimise keerukust ilmestavat näidet. Vaktsineerimiskampaania eesmärk oli leida üleskutsele pane õlg alla ingliskeelne vaste. Siin oli mõeldud õla allapanemist füüsilises mõttes, see tähendab otseses mõttes, kui ka selles mõttes, et toetage vaktsineerimist. Arvestada tuli ka sellega, et tegemist on bänneriga ja tekst peaks bännerile ära mahtuma. Variante oli mitmeid ja lõpuks jäi meile sõelale shoulder your responsibility, mis aga paraku bännerile lihtsalt ära ei mahtunud. Graafika puhul seab kujundus lihtsalt alati oma piirid. Ja nii saigi sellest shoulder your duty. Teine hea näide on Omniva jaanipäeva kampaania Tagurpidi jõulud. Ma arvan, et kõik eestlased teavad salmi Mina olen pisi-pisi, ära minult salmi küsi, aga isegi kui see tõlkida inglise keelde või mis iganes keelde, siis välismaalastele see salm ei ütle mitte midagi. Ehk siis lokaliseerimisprobleem. Tegelikult ka transkreatsiooni probleem. Ja nii valisimegi selle asemel vist maailma kõige tuntuima jõululaulu, mida teavad kõik, isegi eestlased. Saime nüüd aru, et lokaliseerimist ei saa jätta juhuse hooleks. Aga kuidas seda siis hästi teha? Lokaliseerimise õnnestumiseks on väga oluline roll nii organisatsioonil endal kui ka sihtturul elaval välispartneril või siis tõlkijal. Projektimeeskonda kuuluvad sageli lokaliseerimisjuht või spetsialist, aga ka turundus- ja kommunikatsiooni inimesed, tõlkijad, toimetajad, tekstikirjutajad, testijad. Ideaalsel juhul toimub kogu lokaliseerimine organisatsiooni sees. Kui keelesuundi on aga palju, siis on seda päris keeruline teha. Igal juhul aga tuleks iga suurema lokaliseerimisprojekti või regulaarsete lokaliseerimistegevuste korral alustuseks koostada stiilijuhend. Stiilijuhend on reeglite kogum.
Selle eesmärk on organisatsiooni kõigi tekstide vormilise ja stiililise ühtsuse tagamine, sealhulgas näiteks ka õigekiri, suurtähestus, akronüümid, samuti jutumärgid. Stiilijuhend koostatakse iga keelesuuna jaoks eraldi, sest otse loomulikult keelereeglid ja turgude tavad erinevad. Mida stiilijuhend veel sisaldab? See peaks sisaldama lokaliseerimise seisukohalt olulisi aspekte, sest stiilijuhendid hakkavad kasutama kõik inimesed, kes mingil moel projekti sisu loomise ja tõlkimisega kokku hakkavad puutuma. Kõik need inimesed ei pruugi olla keeleinimesed ja tegelikult ka tõlkijad ei pruugi alati olla keeleinimesed. Ja isegi keeleinimestele tasub olulisi asju meelde tuletada. Miks stiilijuhend? Tegelikult on nii, et kui reeglid ei ole kokku lepitud, määrab reeglid tavaliselt tõlkija, toimetaja või siis tõlkepartner ja nende eelistused ja arusaam tootest võib olla hoopiski midagi muud kui kliendil. Samuti, kui tõlkijaid on palju, on igal tõlkijal sageli enda eelistus või siis väljakujunenud stiil. Nii sünnivad ebaühtlase keelekasutusega tõlked, mis ei pruugi sobida organisatsiooni kuvandiga ega samas olla ka korrektsed. Mis on mõned levinud vead, mida saaks stiilijuhendiga ära hoida? No väga levinud on näiteks ebaühtlane keelekasutus, näiteks läbisegi sinatamine ja teietamine. Inglise keelde tõlkides on väga levinud see, et Ameerika ja Briti inglise keelt kasutatakse läbisegi. Samuti stiili ja termini vead. Samuti on väga oluline määratleda organisatsiooni stiil ja toon, sest see, mis on organisatsiooni sees kõigile teada, ei pruugi seda olla teise riigi tõlkijale. Stiili ja tooni määratlemiseks on hea aluseks võtta mõni mudel. No näiteks selline mudel. Aga väga levinud on näiteks ka arhetüüpide mudel, kus organisatsiooni kommunikatsioon määratletakse arhetüübi kaudu, mida kõik inimesed samamoodi tunnetavad. No näiteks võlur või geenius või naljahammas. Siin üks näide. Revolut, maailma suurimaid finantstehnoloogia ettevõtteid. Nemad ootavad oma klientideks kõiki neid, kellel on kõri nii traditsioonilistest pankadest ja kallistest lisatasudest ja nagu nende sihtrühmki soovivad nad olla noored ja lustakad, ambitsioonikad ja enesekindlad ning mitte liiga keerulised. Lisaks organisatsiooni teabele tuleks tegelikult stiilijuhendis käsitleda ka täiesti iseenesest mõistetavana tunduvaid teemasid. Loetelude, numbrite ja ühikute kaootiline tõlkimine toob üldiselt kaasa kaose. Sest loetelusid näiteks võibki mitut moodi vormistada. Aga kui need on ühes suures failis või siis erifailides või siis kodulehel erinevalt vormistatud, siis jääb tulemus väga korratu ja ebakorrektne. Samuti vajavad rohkem tähelepanu ja aega tunnuslaused, sest isegi kui need on väga lihtsad, siis tasub alati valida mitme variandi seast ja valida neid hoolikalt. Ja kui näiteks tunnuslausete tõlked ei ole enne kokku lepitud, siis võib suhteliselt sageli juhtuda seda, et tõlkijad tõlgivad selle iga kord eri moodi. Nüüd mõned stiilijuhendi näited. Need näited on ingliskeelsed, kuigi need võiksid sama hästi olla ka eestikeelsed, aga enamasti me koostame ettevõtetele ikkagi ingliskeelsed stiilijuhendid. Miks? Sest seda põhja saab siis edukalt kasutada ka teiste sihtkeelte tarvis. See tähendab, et
kui me koostame stiilijuhendi näiteks bulgaarlastele või rumeenlastele, siis me kohandame selle teksti konkreetselt bulgaarlastele ja rumeenlastele. Näide number 2. Kellaaega on samuti võimalik kirjutada mitut moodi ja on alati mõistlik valida või kokku leppida üks kirjutamise viis ja siis selle juurde jäädagi. Ja näide number 3, sidekriips ja mõttekriips. Inimesed kasutavad neid enamasti valesti ja kui neid kasutatakse läbisegi ja valesti, siis on see visuaal päris korratu ja kole. Hea on määratleda või kindlaks määrata ka eelistatud ja mitte eelistatud terminid, sest keeles on palju sünonüüme ja paraku kõigil sõnadel ei ole hea konnotatsioon või siis nad lihtsalt ei sobi konkreetse organisatsiooni kuvandiga. Näiteks Tööinspektsioonil ei oleks kohane kasutada sõna haltuura ja kui me võtame näiteks sõna soodne, siis sellel on sootuks teine konnotatsioon kui sõnal odav. Ehk siis sellised asjad on väga hea kindlaks määrata. Peale stiilijuhendi tuleks alati peaaegu alati iga tõlkeprojekti juurde eraldi koostada lühike meelespea, näiteks 5 punkti, mida lühem, seda parem. Miks? Sest tõlkijate aeg, tõlkijad väga hõivatud inimesed, nad ei jõua tavaliselt tervet stiilijuhendit uuesti läbi lugeda ja lisaks ei pruugi kõik siis projekti spetsiifilised asjad ka stiilijuhendis kirjas olla. Meelespeas peaksid kirjas olema projekti kõige olulisemad punktid, näiteks siin on 2 lühikese meelespea näidet. See, kes selle lokaliseerimisülesande annab, siis tema jaoks tavaliselt see kõik on iseenesest mõistetav. Tema teab, kelle jaoks see mõeldud on, kuidas see koostatud on. Kui tõlkijaga teksti esimest korda näeb ja kui tal ei ole juhiseid töö tegemiseks ees, siis hakkab ta seda tavaliselt ise tõlgendama ja neid tõlgendamisvõimalusi on rohkem, kui ette võib kujutada. Näiteks ta võib ära tõlkida placeholderid näiteks, eriti sellisel juhul, kui need on halvasti märgistatud. Nüüd jõudsime kodulehe tõlkimise juurde. On selge, et kodulehe tõlge peab olema veatu ja peab olema ladus ja et vigade või automaatselt tõlgitud kodulehe tekst tavaliselt võib külastaja üldse lehelt ära peletada. Järgmisena oleme kirjeldanud kliendi ja lokaliseerija rollide jaotust. Vahel võivad need rollid osaliselt või täielikult kattuda. Turu-uuring ja sihtrühma piiritlemine aitab aga kindlaks teha, kelle jaoks toode välisturul kõige atraktiivsem on, sest see ei pruugi ühel või teisel põhjusel olla sama grupp inimesi, kes ostavad toodet näiteks koduturul. Siis on oluline ka kindlasti keelesuundade valimine. Eksportides näiteks Hispaaniasse, siis seal räägitakse lisaks hispaania keelele ka galeegi, baski ja katalaani keelt. Eestis ka samuti räägitakse lisaks eesti keelele väga palju ka vene keelt. Ehk siis need asjad tasub hoolikalt läbi mõelda. Ja muidugi, et asjad venima ei jääks, on mõistlik kohe paika panna ka esialgsed tähtajad. Ülioluline on märksõnade analüüs. See on siis konkurentide ja ka kasutusel olevate märksõnade turupõhine analüüs, sest see aitab lehele luua optimeeritud sisu ja on sageli abiks ka domeeninime valikul. Domeeninime valiku rusikareegel on see, et see peab olema lihtne,
lühike ja saadaval. Võimalikud on erinevad lähenemised. Näiteks, kas valida domeeni nimeks brändi nimi või teenuse nimi, kas valida kohalik või rahvusvaheline domeen. Me oleme siin näiteks toonud Lei-registri. Lei-register lokaliseerib oma kodulehte enam kui 20 turule ja nende lähenemine on olnud valida oma teenusele kohalik domeeni laiend ja lokaliseerida ka domeeni nimi. Ja neil on märksõnade põhised domeenid ehk siis Hispaanias registro Lei, Prantsusmaal kood Lei ja Islandil Lei-register. Väga oluline on valida õige kodulehe sisuhaldussüsteem, sest lokaliseerimissõbralik sisuhaldussüsteem võimaldab tekste eksportida ja tõlkeid hiljem importida ja kindlasti ei soovitaks ma kunagi kellelgi tekste kodulehel käsitsi Wordi kopeerida ja siis hiljem tagasi sisestada. Võib-olla see on õigustatud ainult väga väikeste kuni 1000-sõnaliste projektide puhul. Aga kui ka seda 1000-sõnalist projekti tuleb tõlkida näiteks 4 keelde, võiks ikkagi sellest kopeerimisest loobuda. See on väga aeganõudev ja seda aega oleks võimalik kokku hoida. Samuti veebisisu muutub kiiresti ning käsitsi tekstide kopeerimine ja kleepimine tähendab mahukate veebiprojektide puhul seda, et tööle tuleb võtta eraldi andmesisestaja. Me oleme näinud seda, et meie klientidel on olnud andmesisestajad tööl. Ja kui sisestaja keelt ei tunne, siis tekib sisestamisel ka vigu. Ja ma arvan, et inimesel, kes näiteks ei oska araabia või jaapani keelt, on praktiliselt, mitte võimatu, aga väga raske sisestada neid tekste käsitsi veebi. Lisaks sellele tööjõud on kallis ja kui veebilehe korras hoidmine tähendab seda, et selleks tuleb eraldi inimene või inimesed palgata, siis kindlasti on automatiseerimine tunduvalt odavam. Siin on mõned levinud sisuhaldussüsteemid. Meie oleme lokaliseerinud kõigil neil sisuhaldussüsteemidel töötavaid kodulehti. Kõige populaarsem on WordPress ja meil on sellega ka kõige rohkem kogemust. Kõigi kodulehtede puhul saab tavaliselt eraldi rääkida tõlkepluginatest, millest mõned on tasulised, mõned on tasuta. Tasulistel pluginatel on tavaliselt rohkem võimalusi. Kõige lokaliseerimissõbralikum WordPressi plugin on WPML, mis võimaldab siis kodulehelt sisu eksportida ja tõlgituna tagasi importida. Ja see tähendab, et käsitöö maht seal juures on minimaalne. Kindlasti ei ole mõttekas aga osta endale see tasuline plugin ja hakata siis sinna ikkagi käsitsi tekste sisestama. Väga oluline on ka valida õige tõlkeplatvorm. Mis siis tõlkeplatvormi valimisel oluline on? Kõigepealt on oluline see, et tõlkeabi tarkvaraga on võimalik kiiremini tõlkida. Samuti tõlkemälusse salvestuvad tõlked. Lisaks sellele, et juba tõlgitud segmente ei pea siis hiljem enam uuesti tõlkima. Lisaks sellele see aitab säästa nii tööaega kui ka kliendi kulu. Siis lisaks sellele on tõlkemälust võimalik otsida ka siis varem kasutatud termineid ja väljendeid. Heal tõlkeplatvormil on võimalik tutvuda ka kontekstiga, see on just see, mis tavaliselt tõlketarkvara kasutades puudu jääb. Ja siis tõlkija saab paremini aru, kus tõlge kuvatakse ja tänu sellele saab teha parema tõlke. Siin on väike nimekiri levinud tõlkeplatvormidest. Neid lokaliseerimiskeskseid tõlkeplatvorme on veelgi, näiteks PoEditor, Localizy ja Transifex. Ja siin tabelis
esitatud memsource, see on nüüd hoopiski teada nime all phrase. Hea tõlkeabi tarkvara on tavaliselt võrdlemisi kulukas ja klient saab selle kasusid nautida tõlkebüroo kaudu. Samas on ka kliente, kes on võtnud vastu otsuse endale ise tõlketarkvara soetada või siis kasutada mõnda tasuta tõlketarkvara. Ja tasuta tõlketarkvara siiski nii hea ei ole, sest sageli selle tarkvara pakkujad tahavad siis vastutasuks kasutada teie tõlkeid, et need enda tõlkemängu salestada. Ja lisaks sellele seal ilmselgelt ei ole nii palju funktsioone kui tasulistes versioonides. Samas ka algeline tõlkeabi tarkvara on üldiselt kindlasti parem kui otse Wordi või Excelisse neid tõlkeid teha. Väga oluline on ka terminibaas. Selle kõige ilmsem kasu seisneb muidugi selles, et tõlkes kasutatakse läbivalt samu termineid. Kui need on ükskord juba kinnitatud, siis ei pea tõlkijad minema kuhugi eraldi faili neid otsima, vaid need kuvatakse talle juba tõlkimise ajal. Tegelikult terminibaas ei pea lisama ainult keerulisi termineid, vaid tegelikult igasugust kasulikku infot, näiteks ka märksõnu. Kui te näiteks teate, et online-kasiino toob teie lehele rohkem külastajaid kui netikasiino, siis on võimalik see märkida näiteks eelistatud terminiks. Ja samuti on terminibaasi võimalik lisada termineid, mida siis näiteks vastavalt stiilijuhendile on keelatud kasutada. Ja üks väga hea funktsioon terminibaaside juures on ka see, et valede terminite kasutamise korral ei saa tõlkija üldse seda tõlkeprojekti lõpetada. Ehk siis väheneb vigade arv. Väga paljudes failivormingutes ei ole võimalik spellerit kasutada. Samuti sageli tekib tõlkijatel tõlkides tekstipimedus ja nad lihtsalt ei märka enam enda vigu. Näiteks seda, kui nad kogemata 2 korda järjest sama sõna kasutavad või siis mõne numbri tõlkest välja jätavad ja automaatne kvaliteedikontroll aitab need vead kõik enamasti kinni püüda. Ja väga oluline on ka sujuv töövoog, mis võimaldab töötada kiiremini, efektiivsemalt ning vähendada müra ja möödarääkimisvõimalusi. Sest paratamatult on nii, et kui inimesed kui nad sisestavad andmeid käsitsi või siis kopeerivad ja kleebivad neid, siis nad teevad vigu, eriti kui nad seda keelt ei valda. Samuti jällegi asjatult raisatud aeg failide pideva ümber ja üle salvestamise ja saatmise peale. Me oleme tegelikult ka ise kliendipalvel veebi vahel tekste sisestanud, näiteks kui nende veebil ei ole võimalik tekste muud moodi importida. Ja üldiselt on nii, et mahukate kodulehe tekstide sisestamine võib võtta nädalaid, aga samas kui nende tõlgete lihtsalt üleslaadimine võiks võtta mõne tunni. Sujuv töövoog on selline, kus asjad toimuvad kindlas, loogilises ja tulemuslikust tõestanud järjekorras. Samuti ei tohiks kunagi alahinnata projektijuhi rolli. Kui klient lokaliseerib oma kodulehte võib-olla esimest korda, siis projektijuht töötab kodulehe tõlgetega iga päev. Ja just tema aitab tegelikult projekti lahti mõtestada ja oskab tähelepanu juhtida ka võimalikele kitsaskohtadele, kui need peaks esinema. Isegi kui tekst pildi peal on väga ilus ja kaunis, siis
võimaluse korral võiks tegelikult teksti piltidel vältida, sest jällegi see suurendab töömahtu, kui kodulehte tõlgitakse näiteks 4 keelde. Tähendab see, et ka pildid tuleb iga kord ära tõlkida ja siis mitmes keeles see on väga aeganõudev. Arvestada võiks, et kogu visuaalne pool arvestaks sihtturu eelistusi ja kindlasti tuleks valida kirjatüüp, millel on toetus kõigis keeltes. Tähelepanu võiks pöörata näiteks vene, araabia, hiina ja jaapani keelele. Ja mis tegelikult veebi lokaliseerimisel on ülioluline ja tegelikult ka muidu lokaliseerimisel on ülioluline, on see, et tekst võib muutuda tõlkimisel tunduvalt pikemaks või lühemaks ja enamasti ta muutub ikkagi pikemaks. Siin on näide ühest väga ilusast Jaapani fondist. Jaapanlased on erakordse ilumeelega inimesed ja nad hindavad väga ilusaid kirjatüüpe. Ja ka meil on juhtunud nii, et tõlkija on pärast tõlget seda jaapanikeelset tõlget üle vaadates kurtnud, et fondi valik on ebaõnnestunud ja seda on hästi raske lugeda. Sellisel juhul oleme tavaliselt palunud kliendil fonti vahetada. Siin on nüüd 2 lähenemist, kas lokaliseerida pildikeel või seda mitte teha. Mõlemad kumbki neist ei ole vale, küll aga tuleks alati lokaliseerida videod, kui neid mitte tõlkida, siis lisada subtiitrid sinna. Ka emakeelsed subtiitrid on väga oluline lisada, sest kõik inimesed ei vaata videoid heliga. Siin on mõned näited suurepäraselt lokaliseeritud pildikeelest, ehk siis Starbucksi, Hiina, Vietnami ja Saudi Araabia pildid. Hiina ja Vietnami piltidel on siin hästi näha, on kohalikud inimesed, kes tunduvad väga õnnelikud, väga rahulolevad, ühel on kass üles. Saudi Araabia pildil on naeratav mees, kelle nimi on Abdullah, et siin ei ole kahtlustki, et tegemist on kohaliku kohvikuga. Ja siin on näide Jaapani Starbucksi kodulehelt, kus on näha kirsiõisi, jällegi Jaapani mees, vaatab väga keskendunult midagi. Ühesõnaga väga hästi lokaliseeritud pildikeel. Ma olen nüüd sissejuhatuse lõpetanud ja annan sõnajärje üle meie tõlkijale Gretele. Tere, mina olen Grete ja ma olen tõlkija toimetaja tõlkebüroos. Ja ma räägin teile kontekstist, teksti pikkusest ja teksti optimeerimisest. Lisaks infole organisatsiooni ja selle stiili kohta on oluline anda ka tõlkijale konteksti konkreetse teksti kohta. Kontekst on siis igasugune teave, millest lokaliseerimisel võib abi olla. Näiteks kultuurispetsiifiliste tekstide puhul peab arvestama sellega, et tõlkijad teavad küll hästi sihtkeelt ja kultuuri, kuid nad ei pruugi hästi teada lähtekultuuri, eriti kui tõlkimine toimub üle suurema keele. Et kui me tõlkisime Cleveronile tekste nende pakiautomaatide ja pakirobotite kohta, mis on meie kultuuriruumis juba üsnagi tavalised, siis tõlkijad Hispaanias ja Jaapanis ei olnud neid kunagi näinud ja nemad ei kujutanud ettegi, millised need välja näevad ja mida nad teevad. Et selles olukorras oli väga oluline anda edasi neile konteksti. Lisaks kuulub konteksti alla ka info selle kohta, kas tegu on nimisõna või verbiga. Et kuna veebilehtedel kasutatakse palju lühikesi fraase, isegi ühesõnalisi, siis see on täiesti reaalne küsimus. Näiteks sõna view võib olla nupu peal tegusõna
ja siis võiks seda tõlkida kui vaata, aga menüüs võib ta olla nimisõna ja siis ta on üldiselt vaade. Et kontekst hõlmab ka lühendite selgitusi ja teavet kohatäitjate ehk placeholderite kohta, mis veebilehel asendatakse dünaamilise sisuga ja mis sõltub konkreetsest olukorrast. Näiteks võivad seal olla kuupäevad, kliendi nimi või siis ettevõtte nimi. Ja oluline osa kontekstist on ka see, et kust tõlget kuvatakse, et kas tegemist on nupu või pealkirja või pikema sisutekstiga. Konteksti ongi vaja selleks, et tõlkija saaks teada, kust teksti kuvatakse ja miks seda kasutatakse. Et läbi selle on tal võimalik edasi anda teksti eesmärk ja seda lokaliseerida. Konteksti saab edasi anda mitmel viisil, et üks lihtsamaid on anda link konkreetsele lehele, et nii saab tõlkija kätte üldpildi ja ta saab tekste ka otsida, kuid üldiselt on lingist vähe ja otsimine võtab liiga palju aega. Et kui vähegi võimalik, tasuks võimalikult paljudele fraasidele anda kaasa ka kuvatõmmised, et nende abil saab tõlkija kiirelt info teksti asukoha ja selle ümbruse kohta. Näiteks veateadete puhul on see väga oluline, kuna neid on keeruline või kohati isegi võimatu ise leida. Lisaks tulevad kasuks ka igasugused kasutusvideod, eriti kui müüakse füüsilist toodet. Ja oluline koht on ka selgitustel ja kommentaaridel, et miks just see tekst ja mis on sellest kõige olulisem. Et siis teab ka tõlkija, millele rõhku panna. Et siin on näide ühest tavapärasest CSV-failist, mis tõlkesse saadetakse, ja see võib koosneda sadadest või tuhandetest sellistest fraasidest. Et ainuke konteksti andev teave siin on tõlkevõti, ja need võivad ka olla ebaühtlaselt ja halvasti koostatud ja nende lugemine ilma lisainfota võib olla päris keeruline. Et tunduvalt parem on olukord siis, kui antakse kaasa ka kuvatõmmis nagu siin ja väga hea oleks ka, kui tekst oleks samas järjekorras nagu lehel. Et nii on tõlkijal tunduvalt lihtsam oma tööd teha. Ja nagu sai ka mainitud, siis väga kasulikud on ka erinevad kasutusvideod. Näiteks Grillipuru on teinud oma kodulehele väga palju eestikeelseid videosid nende toodete kohta, mida nad müüvad, ja see on muidugi abiks kasutajatele, aga ka tõlkijatele. Üks probleem, mis lokaliseerimisel võib ette tulla, on see, et tõlge ei mahu ära ja juhtub selline olukord nagu pildil. Et kui tõesti on teksti pikkus nii kindlalt paika pandud, et siis tasub tõlkijale ette anda ka maksimaalne tähemärkide arv, kuid enamasti õnneks ikkagi nupud kohanduvad tekstiga ja kui nad seda ei tee, siis tihtipeale peaks tööd tegema hoopis arendaja. Kuid siiski, tõlkija peab ka teksti pikkust jälgima just rakenduste ja veebitekstide puhul, kuid eriti mobiilirakendustes, sest seal on ekraanipind väga piiratud. Et kui teksti asukoht unustada ja pikkusele mitte tähelepanu pöörata, võib see kogu disaini segi lüüa. Võivad tekkida kaherealised nupud ja neljarealised pealkirjad, mis võtavad kogu ekraani enda alla. Et kui võimalik, siis selliste lühikeste fraaside pikkus võiks olla sama, enam-vähem sama või lühem kui originaalil. Et seda on küll raske teha, kuid lokaliseerimisel tuleb just edasi anda sisu, mitte tõlkida sõnu. Ja kui meie töö on tehtud ja tõlked on kodulehele lisatud, siis tihtipeale tuleb välja, et midagi on jäänud lokaliseerimata. Et tavaliselt kuuluvad nende alla püsiprogrammeeritud ehk hardcoded tekstid, millele arendaja ei ole andnud tõlkevõtit ja mida ei saagi tõlkida enne, kui seda pole tehtud. Teiseks on igasugused muudatused ja uuendused, mis on tehtud sel ajal, kui tõlkimine toimus. Ja need saab saata siis tõlkesse järgmise ringil. Tehnilise poole pealt on oluline lokaliseerida kuupäevi ja kellaaegu. Et nagu me teame, siis USA-s on tavapärane kuupäeva aasta formaat
kuid enamustes muudes kohtades kuupäev kuuaasta variant, et see võib tekitada päris palju segadust, kui seal on valesti. Ja kellaaja puhul on küsimus, et kas kasutusel on 24 tunni või 12 tunni formaat. Et tekstis saab need muudatused ära teha tõlkija, kuid mujal, näiteks booking.comis, kui valid puhkuse kuupäevi, siis selle koha peal saab need muudatused teha arendaja. Ja kahe silma vahel võib jääda ka keelte ja regiooni valimise koht, et seal tegelikult tekib see küsimus, et kas valikute loetelu peaks olema tõlgitud sellesse keelde, mis hetkel on valitud, või peaksid need olema selles keeles, millesse leht läheb, kui need valida. Et kui mõelda kasutaja vaatepunktist, siis on parem neid igasse keelde mitte tõlkida, et ka araabiakeelsel lehel oleks võimalik eesti keel üles leida. Ja väga olulised on ka peidetud SEO tekstid ehk lehe metatekstid, et need võivad lihtsasti kahe silma vahele jäädes, need ei paista kohe välja. Ja kui need on tõlkimata, siis ei ole leht selles keeles otsingumootorist väga hästi leitav ja kui inimene leht ei leia, siis ei ole tõlkist palju kasu. Kodulehe sisu tõlkimisel on oluline meeles pidada, et need oleks sihtrühmale mõeldud, selged ja lihtsad ja kasutusel oleks lühikesed laused. Võiks olla ilma kirjavigadeta, kui see just ei ole taotluslik ja võiksid arvestada SEO märksõnadega. Kuid mida valida kodulehe lokaliseerimisel lähtekeeleks? Suuremate projektide ja haruldasemate keelesuunte korral võiks lähtekeeleks valida inglise keele, kuna enamasti on seal juba sisu luues arvestatud, et tekstis ei oleks keele või kultuuripõhiseid viiteid. Ja inglise keeles on ka rohkem eriala ekspertidest tõlkijaid, mis teeb sobiva tõlkija leidmise lihtsamaks. Väga oluline on ka silmas pidada sihtrühma ehk kes hakkab lokaliseeritud lehte lugema. Näiteks kas tegu on noorte, lapsevanemate, ekspertide või laiema avalikkusega. Tõlkija võiks ennast panna külastaja rolli või kui ta ise sinna ei kuulu, siis sihtrühma, siis ta võiks uurida tuttavatelt, kes sinna kuuluvad, et mida nemad sooviks näha ja kuidas ja millist sõnavara võiks kasutada. Ning alati tuleb meeles ka pidada, et kodulehe tekst on enamasti müügitekst ja see peab meelitama ligi sihtrühma. Et sihtrühma ka lehega üles leiaks, peab tekst olema optimeeritud. Et selleks kasutatakse SEO tekste ja SEO märksõnu, et need märksõnad peavad tekstis olema kindlas järjekorras, kindlas kohas ja neid peab olema ka kindel arv. Et kui neid on liiga vähe, siis on halb ja kui neid on liiga palju, siis on tekst üleoptimeeritud, mis on samuti halb. Kuid samal ajal peab ka see olema lihtne ja mõnusalt loetav, et see aitaks kasutajaid, sest kui kasutajad raskesti loetava teksti pärast lehelt lahkuvad, saavad ka robotid aru, et inimesed siit ei leia seda, mida nad otsivad ja leht ei ole enam nii optimaalne. Et siin on üks näide teksti optimeerimisest, et siin inglise keeles on märksõnaks casino slots, et kui teksti lihtsalt tõlkida, siis võib sellest saada lemmiksloti mänge, kuid optimeeritud teksti puhul on oluline, et märksõna jääks sellele kujule, millega inimene seda ka otsingumootorist otsib. Siis kolmanda optimeeritud teksti puhul on näha, et kasutatud on sõna slotimängud just eraldiseisvana ja nimetavas käändes. Üks oluline teema lokaliseerimisel on ka asesõna valik, et kas sina või teie. Et eestlased kasutavad aina rohkem sina vormi, kuid ka teie vorm on endiselt kasutusel, näiteks veebilehtedel kasutus- ja privaatsustingimustes. Kuid mida valida näiteks inglise-eesti suunal, kus ju on võimalik mõlemat pidi tõlkida, et siin saabki peamiseks otsustajaks ettevõtte enda stiil ja ühtluse huvides olekski vaja see kokku leppida koos tellijaga. Aga eesti-vene, eesti-soome suunal, et soome keeles on teietamine väga harv ja seda teevad peamiselt ainult vanemad inimesed. See tähendab, et eesti keele teie on soome keelde tõlkijast tavaliselt sina
Soome keele sina võib aga eesti keeles olla nii teie kui sina. Vene keeles on aga just teietamine tavaline, et kuna traditsioonid ja hierarhia on kultuuris olulisel kohal, et pöördumist tõi sobib kasutada ainult noortele suunatud tekstides. Et siin on näide vaktsineerimise raadioreklaamist, mis on suunatud laiemale avalikkusele ja kuigi eesti keeles on kasutatud asesõna sina, siis vene keeles on kasutatud või, kuna see on tavapärasem. Kood Jõhvi, aga kes on oma olemuselt väga innovaatiline ja suunatud noortele, on läinud teist teed ja nemad on otsustanud oma kodulehel kasutada vene keeles asesõna tõi. Ja sellega ma annan järje üle Gerdale. Tere ka minu poolt. Mina olen siis toimetaja tõlkebüroo projektijuht Gerda. Mina tegelen igapäevaselt valdkondadega nagu kodulehtede lokaliseerimine, kliendikirjad, rakendused, sotsiaalmeedia, Google Ads ja palju muud. Ja täna ma tutvustangi teile natuke näiteid oma valdkonnast ning proovime leida võimalikke lahendusi erinevatele probleemidele. Ma usun, et kõik on elu jooksul saanud erinevaid kliendikirju, olgu selleks masskirjad mingist meililistist, kuhu teadmata asjaoludel oled sattunud ning millest soovid kiiresti teemandada. Või siis on mõni valdkond, ettevõtte või üritus huvi pakkunud ning oled end kirja pannud just suure õhinaga. Tõsi on see, et kliendikirjade teemale saab läheneda väga erinevat moodi. On mõned aspektid, mida tasub silmas pidada. Just neid ma täna veidi tutvustan. Kliendikirjade koostamisel tasub silmas pidada, et need lähevad mitmetele erinevatele inimestele, kellest kõigil on erinev taust, erinevad uskumused, karjäärid, iseloomud ja nii edasi. Samas tuleb ju olla personaalne, et inimesel ei tekiks tunnet, et kiri on kõigest masina poolt koostatud ja suvaliselt laiali saadetud. Kuidas siis kliendikirjade puhul efektiivselt toimida? Kuidas saavutada personaalsus, aga samas vältida lisatööd kirja iga inimese jaoks ümberkirjutamise näol? Masskirjade puhul on oluline mõista kohatäitjate ehk placeholderite tähtsust. Kohatäitja on siis teksti sees leidub fraas, mis asendatakse iga kirja puhul vastava ettevõtte nimega, kliendi nimega või muu sellisega. Inglise keeles on võimalik kirju luua suhteliselt üldiselt, kuid tõlkimise ja lokaliseerimise puhul tulevad mängu juba erinevad faktorid, näiteks käänded, mõne keele puhul sugu ja muud sellised. Slaidil on näide ühest kampaaniakirjast, milles on kasutatud kohatäitjaid. Võite juba ka omaette mõelda, et mis võiks olla probleem selle konkreetse kirja eesti keelde tõlkimisel ja siis lokaliseerimisel. Eesti keele puhul ongi just suurimaks väljakutseks kohatäitjate käänamine. Otse tõlkides on võimalus, et kohatäitja jääbki käändesse. Seda saab vältida näiteks lauset ümber sõnastades. Aga kõige optimaalsem ongi, kui kohatäitja on allvormis. Vastasel juhul peab ju eraldi käänama ka iga ettevõtte või inimese nime, kellele kiri suunatud on. See on aga lisatöö ning suurendab vigade tekkimise võimalust. Muidugi saab täiesti edukalt kasutada mõlemat varianti. Kindlasti ei arva me, et peaks iga hinna eest vältima kohatäitja käänamist. Küll aga tuleb arvestada võimalike kaasnevate probleemide ja lisatööga. Üheks probleemiks kampaaniakirjade tõlkimisel ja lokaliseerimisel on sooga arvestamine nende keelte puhul, kus see oluline on. Seetõttu on oluline juba kampaaniakirja tõlkesse saates ära märkida, et tegu on kirjaga, mis läheb erinevatele inimestele. Siinkohal aga tasub olla pigem sooneutraalne. See tagab, et kiri on sobilik nii meestele, naistele kui ka end mittebinaarsena määratlevale inimesele. Slaidil on toodud mõned näited kirja alustamisest sooneutraalsust silmas pidades. Lisaks mõne keele puhul, näiteks prantsuse keel, on oluline ka see, mis soost on kirja saatja. Toon ka näite võimalikust veakohast, näiteks kui ettevõte paneb algtekstis ise juba mingid nimed paika, näiteks Hello Martin, sest nende jaoks sümboliseerib lihtsalt inimese nimi kohatäitjat, siis tõlkija ei pruugi aga aru saada, et tegu on kirjaga, mis läheb ka teistele inimestele ning tõlgib selliselt, et kiri ongi suunatud meessoost isikule, Martinile,
kuigi tegelikult võiks läheneda sooneutraalselt. Seega, tavalist nime ei tohiks kasutada kohatäitjana. Alati tuleb selgelt ära märkida, et tegu on vaid kohatäitjaga. Kampaaniakirja puhul on ju soov kõlada sõbralikult, pöörduda kliendi poole personaalselt. Tihti aga võib tekst mõjuda liiga neutraalselt, liiga ametlikult ja kliendil ei tundu enam, et kiri on just talle välja töötatud. Kes tahaks saada kirja, mille saajaks võib olla igaüks? Sellepärast tasubki masskirjade puhul vältida otsetõlget ning läheneda teemale loovamalt, kas siis näiteks lokaliseeritud tõlke või transkreatsiooni näol. Tihtipeale ei olegi tavaline tõlge see, mida kliendil vaja on. Ilmselt ei ole aga ettevõttel kohe selge, kas nad vajavad tõlget, transkreatsiooni, lokaliseeritud tõlget või hoopis copywritingu teenust või võib-olla üldse midagi muud ja midagi uut. Transkreatsioon on kasulik siis, kui soovid vabamat tõlget, milles on siiski algteksti mõte. Otsetõlkides on mõnes mõttes tõlkija käed ikkagi seotud ja omavoliliselt midagi muuta ja midagi lisada ei tohi. Siin näeme ühte näidet ühest luuletusest, millele oleme loonud transkreatsiooni inglise keelde. Selge on see, et luuletuse puhul tavaline tõlge ei toimi. Paksemas kirjas oleme ära märkinud kohad, mida on transkreatsiooni käigus muudetud. Antud juhul oli algses luuletuses ka paar kohta, mis on omased just Eestile, näiteks on mainitud rabamatka. Transkreatsioon on loodud just selliselt, et see oleks piisavalt üldine, et ei tekitaks segadust ja sobiks kõigile, kuid piisavalt personaalne, et annab edasi meeleolu, mida see konkreetne bränd soovib edasi anda. Seega ongi olemas sõnum ja on olemas sama emotsioon. Turundusteksti transkreatsiooni soovivad tavaliselt Eesti ettevõtted, kes tegelevad ekspordiga, sealhulgas ka idufirmad ning rahvusvahelised ettevõtted. Eksportiv Eesti ettevõte müüb Eestis toodetud tooteid välisturgudele ja vajab kõiki tekste alates kodulehest kuni tootesiltideni paljudes erinevates keeltes. Näiteks idufirmade puhul puuduvad tihti isegi sobivad terminid, need tuleb alles ise luua. Idufirmade puhul tasub muidugi alati välja tuua ka faktor, et nad teevad midagi täiesti uut ja midagi täiesti erakordset. Rahvusvaheline ettevõte soovib tihti vaja lokaliseerida erinevaid materjale Eesti töötajatele või tekste Eesti turul kasutamiseks. Transkreatsiooni termin tuleb ingliskeelsetest sõnadest translation tõlge ja creation looming. Sisuliselt ongi tegu loomingulise tõlkega. Olulisel kohal on sõnum ja emotsioon. Transkreatsioon ei ole aga ka päris copywriting, see on pigem tavatõlke ja copywriting piirialal paiknev eraldi teenus. Olemas on küll lähtekeelne algtekst, kuid transkreatsiooni tulemusel sünnib sellest uus tekst, mille sõnum ja mõju on sama, mis algtekstil. Turundusteksti lokaliseerimisel on mitu etappi. Kõigepealt esimene etapp on tõlge, kus tõlkija arvestab sellega, et tekst oleks lugejale arusaadav, vastaks algtekstile ja võimalusel arvestaks ka lokaliseerimisnõudeid. Siis järgneb toimetus, kus samamoodi toimetaja arvestab, et tekst oleks arusaadav ja vastaks algtekstile ja võimalusel siis lokaliseerimisnõuetele. Kolmas etapp on aga copywriter, kes siis ei vaata enam algteksti ning arvestab kõigi teiste nõuete ja ka kliendi ootustega. Ning neljas etapp on taas toimetus. Viienda etapina saame teha tagasitõlke, et kontrollida, kas mõte on jäänud õigeks ning vajadusel saab siis teha parandusi. Firmadel on tihtipeale suured ootused, oleme siin välja toonud mõned, millega tasub arvestada. Näiteks idufirmade puhul on oluline, et tekst köidaks võimalikke investoreid. Tuleb rõhutada, miks just nende teenus teistest erineb ning mis on neis originaalset. Samuti soovivad idufirmad tihti vältida liiga ametlikku keelt, nad soovivad kõlada sõbralikult. Eksportivad Eesti ettevõtted tihti eemaldavad viited Eestile ja eestimaisusele, sest see ei pruugi suuremas maailmas kellelegi midagi öelda. Eksportiva Eesti ettevõtte puhul on oluline ka lähtekeele küsimus. Rahvusvahelise ettevõtte puhul just lisatakse viiteid Eestile ning teksti peaks looma sellise, et eestlane sellega omaks võtab. Kõikide ootused on aga, et tekst annaks edasi tootemargi väärtusi, oleks veebis leitav, terminoloogiliselt täpne ning stiilijuhendi olemasolul vastaks ka sellele. Siinkohal tutvustame näidet elust enesest.
Klient soovis teksti, mis tooks välja, miks nad just nii erilised on, et lugeja saaks aru, et tegu pole tavalise koolitustarkvaraga, vaid millegi nii palju enamaga. Siiski pidime lõpuks kasutama lühendit LMS just nimelt märksõnade otsitavuse pärast. Inimesed, kes on sellest teemast huvitatud, otsivadki just LMS lühendit. Isegi kui Edutizer pakub midagi palju enamat kui tavaline LMS, on siiski mõttekas see lühend sisse tuua. Slaidil on näha tööprotsessi, mille käigus siis jõudsime paksus kirjas olevate lahendusteni. Näiteks Iconfit, üks eksportiv Eesti ettevõte, kasutab oma eestikeelsel lehel mitmeid viiteid Eestile ja kodumaisusele, näiteks Eestis arendatud ja toodetud, Eestis välja töötatud, kuid ingliskeelsel lehel on need viited välja jäetud, sest nagu juba mainitud, see ei pruugi väärtusele midagi juurde anda laias maailmas. Siin on näide rahvusvahelisest ettevõttest, kes soovib end Eesti turul turundada. Insights you can act on, otsetõlkena ei kõla kuigi suupäraselt. Koostöös kliendiga töötasime välja mitmeid versioone, millest lõpuks sai variant teadmised, mis viivad edasi. Lause mõte ja idee on samad, kuid kindlasti ei ole tegemist lihtsalt tõlkega. Slaidil on taas näha protsessi, mille käigus jõudsime soovitud tulemuseni. Paksemas kirjas on variandid, mis olid sobivamad ning lõpuks viimasena jõudsime punases kirjas variandini. Siin on väike ülevaade transkreatsioonist sotsiaalmeedia postituses. No tricks, just treats, otsetõlge oleks ei mingeid trikke, ainult maiused, mis ei annaks sugugi edasi tegelikku mõtet. Eesti keeles on Halloweenil omane trick or treat mugandatud fraasiks komm või pomm, mida on siin ära kasutatud. Ja oleme toonud ka venekeelse näite. Oleme paksus kirjas ära märkinud need kohad, kus on siis kasutatud loomingulisemat lähenemist, mitte otsetõlget. Google Adsi tõlkimisel tuleb mängu tähemärkide piirang. Kõige optimaalsemal Google Adsi tekstil on pealkirjas 30 tähemärki ning kirjelduses 90 tähemärki. Google Adsi tõlkimine on kõige raskem selliste keelesuundade puhul, mille korral tekst pikeneb. Näiteks eesti keelest inglise keelde tõlkides on tekst tavaliselt umbes 20% pikem, mis tähendab, et saab öelda vähem kui eestikeelses reklaamis. Kui näiteks saadud tekst tahta ka prantsuse keelde tõlkida, on see omakorda inglise keelest 20% pikem ning mõte võib selle käigus täitsa ära kaduda. Siinkohal aitabki transkreatsioon. Mõtte ja emotsiooni saab samaks jätta, kuid sõnakasutuse puhul võib algsest vormist lahti lasta. Ja tagasitõlke abil saame näha, kas sõnum, mida edasi anda soovime, jäi õigeks. Siin näitest näeme ka, et mõtet on tõesti edasi antud, kuid sõnumi ülesehitust on muudetud. Tuleb näha vaeva, et saada kliendilt võimalikult põhjalik ja täpne info tema tegevuse ja konkurentsieeliste kohta. Küsida, kuidas nad ise midagi, ka kõige tavalisemaid asju nimetavad. Kliendi ootustega tasub ka alati arvestada ning kliendina tasub oma ootustest alati koheselt ka teada anda, sest nii sünnib parim tulemus. Kodulehe teksti lokaliseerimisel ära unusta märksõnade analüüsi ja otsitavate märksõnade kasutamist. See tagab, et kliendid ka reaalselt lehe üles leiaksid. Ei ole lihtne kogu seda informatsiooni lühidalt kokku võtta, kuid annan endast parima. Kui midagi muud hetkel meelde ei jäänud, siis pane kõrva taha vähemalt see info. Tõlkijana arvesta, kellele ja mida sa tõlgid. Anna edasi just teksti mõtet ja väldi otsetõlget. Mõtle, kellele ja mida sa teed. Tõlgi mõttega, tõlgi südamega. Kliendina ole konkreetne. Anna vajalikku infot, et tõlkebüroo või tõlkija saaks tegutseda. Mida rohkem konkreetset infot, seda suurem on tõenäosus, et kõik osapooled saavad asjast üheselt aru. Väike detail võib nii palju juurde anda ja protsessi hoopis edukamaks muuta. Mida rohkem kõik osapooled panustavad, seda edukam on koostöö ja see omakorda viib parima tulemuseni. Loodame, et ettekanne tekitas teis mõtteid ja ideid edasiseks. Muidugi on oodatud ka igasugused küsimused ja täname teid kuulamast. Tere taas!
Nii, küsimused, et nüüd on küsimuste aeg, ootame kohe. Kust meil see ette tulevad küsimused? Vähemalt üks küsimus oli tulevad. Jaa, ma tulnud isegi rohkem üks küsimus, et siit alates peaks siis olema. Proovid siit alla. Nii, ma hakkan nüüd järjest vastama. Selline küsimus oli, et kas teie praktikas on ka selliseid näiteid, kus lokaliseerimine on kultuuritausta erinevuse tõttu, kui mitte võimatu, siis muudab oluliselt algse teksti mõtet. Ma arvan, et kui me räägime nüüd puhtalt tõlkimisest, siis tõlkimisest tegelikult mõtet muuta ei ole tavapärane. Ehk siis pigem ei ole sellist näidet kohe tuua, sellepärast et kui sa pead nüüd arvestama selle kultuuri taustaga nii palju, siis ma arvan, et see läheb juba puhtalt transkreatsiooni, ehk siis sa pead looma täiesti uue teksti. See on selline küsimus. Kuidas võiks tõlkida Eesti vanasõnu kohalikele inglise keelt rääkivatele ja kohalikele vene keelt rääkivatele klientidele? No ma arvan, et võiks leida, kui tegemist on Eestis elavate inglise keelt rääkivatele ja täiesti ära kodustatud inimestele, siis võib-olla neile võiks isegi proovida otse tõlkida ja siis seletada. Aga kui me võtame nüüd tõlketeenusena seda, kui me avaldame selle info kusagil veebis või kus iganes, siis tegelikult võiks leida ikkagi sobiva venekeelse või siis ingliskeelse vaste, ehk siis mitte otse tõlkida kohe kindlasti. Aga rohkem vist küsimusi ei olegi kahjuks. Mis teha? Aitäh! Nii, aga aitäh ka toimetaja tõlkebüroole ja kui veel tekib küsimusi, siis neid võib muidugi veel jooksvalt esitada, et pärast minu ettekannet teeme ka veel ühe küsimuste-vastuste vooru, nii et siis vastame ka hea meelega kõikidele teie küsimustele. Aga nüüd siis lähme edasi natuke kitsama teema juurde, milleks on siis Euroopa Liidu tekstid ja nende tõlkimine niivõrd, kuivõrd see, või nende lokaliseerimine niivõrd, kuivõrd see võimalik on. Et panen siin ette esimese slaidi. Ja natuke võib-olla siis taustainfot ka, et mina olen siis Elis, olen Euroopa Komisjoni Eesti esinduse keelenõunik ja ühtlasi töötanud ka varasemalt 10 aastat Euroopa Komisjoni eesti keele osakonnas tõlkijana. Ma nüüd korra vaatan, kas mul on ikkagi ees nii, nagu ma tahaks, et ta on slideshow'na. Kas see on see pilt, mida me näeme? Ma paneksin ta hea meelega. Nii. Jah. Nagu lubatud, siis räägin teile põgusalt Euroopa Liidu kampaaniate ja pressiteadete lokaliseerimisest, et meie oma töös kahjuks ei saa nii palju võib-olla neid vabadusi nautida, mida saavad siin ettevõtjad oma tekstidega ümberkäimisel, aga siiski me püüame ka leida võimalusi, kuidas keerulised ja tihti kantseliitlikud tekstid natuke lihtsamaks, loetavamaks ja kaasahaaravamaks muuta.
Euroopa Liidu puhul on veel see eripära, et tuleb meeles pidada, et meil on 27 liikmesriiki, 24 ametlikku keelt ja sisuliselt siis ka 27 erinevat kultuuriruumi. Nii et see teeb selle asja veel eriti keeruliseks, sest et sõnum tihtipeale luuakse keskselt Brüsselis ja siis see üks ja seesama sõnum tuleb siis igas selles keele ja kultuuriruumis ühtviisi edasi anda. Ja keeltel, Euroopa Liidu ametlikel keeltel on küll Euroopa Liidus võrdne kaal, aga tihtipeale keelte erinevuste tõttu on see sõnumi edasiandmine üpriski keeruline ja miski, mis näiteks töötab Prantsusmaal või Itaalias või Kreekas, ei pruugi üldse nii hästi töötada näiteks Eestis või Lätis. Aga teisalt me peame ka arvestama sellega, et Euroopa Liit on siiski ühtne tervik ja ta on ta nii majandusliit kui ka poliitiline liit, nii et see sõnumi hoidmine on siiski äärmiselt oluline ja me ei tohi midagi kaotsi lasta ega ka midagi põhjapanevat muuta. Lihtsalt see tähendab seda, et peame oma töös pidevalt siis laveerima kohaliku kuulajaskonna, kohaliku publiku nii-öelda keele ja kultuuriruumi ja Brüsseli seatud raamide vahel ja püüdma leida siis selle õige tee, kuidas üht või teist sõnumit oleks kõige parem edasi anda. Ja lisaks kasutame veel kampaania sõnumite tõlkimiseks sageli tõlkefirmasid hanke korras ning see tähendab siis seda, et nemad teevad selle esialgse tõlke nii-öelda ära ja pärast meie siis veel omakorda vaatame siin eelkõige siis Eesti esinduses eestikeelsed tõlked üle ja vajadusel kohendame neid või teeme muudatusi. Pressiteateid tõlgitakse üldjuhul tõlkeosakonnas siis komisjoni koosseisuliste tõlkijate poolt, aga ka need me tegelikult enne ajakirjandusele saatmist vaatame esinduses üle ja põhiliselt sellepärast, et mitte, et me oma tõlkeid ei usaldaks, vaid sellepärast, et tihtipeale need originaalpressiteated on komisjonis juba nii pikkad ja keerukad, et need tõlked lihtsalt vajavad lühendamist ja kohendamist, enne kui nad meie ajakirjandusele nii-öelda söödavaks muutuvad. Aga mõne sõnaga võib-olla enne ka sellest, et kuidas siis üldsegi Euroopa Liidus tõlkimine korraldatud on, et tõlkeüksused on tegelikult praktiliselt igas Euroopa Liidu suuremas asutuses. Kokku on tõlkijaid Euroopa Liidus ligikaudu 4000 ja tõlke 1000. Tõlgid on siis suulised tõlgid. Kõige suurem tõlkeüksus on Euroopa Komisjonil, kus töötab kokku muu personaliga ligikaudu 2000 töötajat ja Euroopa Komisjoni kirjalikud tõlke peadirektorat on tegelikult üldse suurim tõlkeüksus kogu maailmas. Eesti keele tõlkijaid on komisjonis 55 eesti keele tõlke osakonnas ja tõlgime siis tekste seinast seina. Lisaks kohapeal töötavatele tõlkijatele on igas Euroopa Liidu liikmesriigis komisjonil oma esindus ja igas selles esinduses on siis ka üks tõlke peadirektoraadi tõlkija, mõnes suuremas riigis on neid ka 2. Aga edasi järgmise slaidi juurde saaks. Nüüd, et natuke anda aimu sellest suurusjärgust, millist tööd tehakse ainuüksi komisjonis, siis siin üks selline graafik, kust on näha, et kirjaliku tõlke peadirektoraadi nii-öelda toodang aastal 2021 oli 2,76 miljonit lehekülge. Et need on tohutud tekstimassid, mis tõlkijate käest läbi käivad. Ja eesti keelde tõlkisime eelmisel aastal ligikaudu 100 000 lehekülge pisut ülegi. Ja suurema osa tõlgitavatest materjalidest moodustavad õigusaktid, kuid ka veebisisu ja muu kommunikatsiooni materjali osakaal on pidevalt kasvanud ja moodustab
ligikaudu 1/4 meie tõlgetest, et need kommunikatsioonimaterjalid ongi siis pressiteated, kampaaniad, veebilehed, kirjavahetus kodanikega, sest teatavasti näiteks ka Eesti inimestel on võimalus pöörduda Euroopa Liidu asutuste poole eesti keeles, kuna eesti keel on üks ametlikest keeltest, nii et siis selline kirjavahetus käib tegelikult mõlemas suunas läbi sellise tõlkemasina, kui see siis jõuab komisjoni vastava ametnikuni ja siis tagasi jälle kodanikuni. Nii et kõik need tekstid tõlgitakse ühtepidi ja teistpidi ära. Peamine lähtekeel on inglise keel, sest enamik dokumente koostatakse inglise keeles komisjonis, lausa üle 90%, mingil väiksel määral ka saksa ja prantsuse keeles, kuid nende tekstide osakaal on pigem tõesti marginaalne. Mida me siis lokaliseerime? Nagu öeldud, suurem osa meie tekstidest moodustavad õigusaktid, mida ilmselgelt lokaliseerida ei saa, et nende puhul on ikkagi ainus võimalus tõlkimine ja võimalikult täpne tõlkimine, et seal sellist vabadust praktiliselt ei ole. Küll aga on meil mõningane vabadus lokaliseerida pressiteateid, veebilehti, kampaaniaid ja algatuste tekste, projekte ja nii edasi. Et kõigepealt ma võib-olla räägikski lühidalt pressiteadetest, et näitan ühte sellist püramiidi, kuigi ta püramiidi kuju eriti ei ole, ta on suhteliselt vormist välja läinud, aga ütleme nii, et ülevalt alla siis tähtsuse järjekorras selline pressiteate ülesehitus. Milleks üldse pressiteade tehakse? Pressiteade on suhteliselt ajakriitiline tekst, mille eesmärk on siis anda edasi mingi kindel sõnum ja tavaliselt on tal ka selline ajaraam, et pressiteate mõju on nii-öelda teatava aja jooksul, et uudsus on see, mis on selle pressiteate juures siis oluline. Ja hästi kirjutatud pressiteade, hästi tõlgitud pressiteade kutsub ajakirjanikke teemat kajastama ja vastupidine siis pigem peletab eemale. Ja nagu ma enne mainisin, siis komisjoni nii-öelda originaalis koostatud pressiteated on tihtipeale hästi pikad ja keerukad ja meie ülesanne siis siin Tallinna esinduses ongi katsuda neid lühendada ja muuta nad natuke lugejasõbralikumaks, et ajakirjandus nad ikkagi üles korjaks. Uudisel või siis pressiteatel on üpriski kindel ülesehitus, et see nüüd küll kehtib kõikide pressiteadete puhul, et olgu see komisjoni või mõne muu avaliku asutuse või ettevõtte või mis iganes üksuse pressiteade, et pressiteade peaks siis algama kõigepealt loomulikult pealkiri, mis võiks olla ka lühike ja lööv ja kutsuv pealkiri, et selles võiks olla välja toodud siis selle pressiteate nii-öelda kõige olulisem sõnum, kui see vähegi võimalik on. Edasi peaks olema, esimene lause võiks olla juhtlause, mis on siis, võtab ka lühidalt kokku selle, millest pressiteates juttu tuleb, et tihtipeale see juhtlause pannakse ka rasvasesse kirja. Et ütleme, selle juhtlause lugemisel oleks juba selge, millest edasises tekstis juttu tuleb. Juhtlauset laiendav lõik on järgmine osa, mis natuke siis teemat laiendab ja sealt edasi võib neid lõike võib olla tegelikult ka mitu. Komisjoni pressiteadete puhul neid tavaliselt ongi rohkem kui üks, aga samas pressiteadete puhul on ikkagi see reegel, et mida lühem, seda parem. Nüüd tihtipeale pressiteates esitatakse ka tsitaate. Neid võib olla üks või kaks vahel, no ütleme nii, et 3 on juba minu hinnangul palju, aga tuleb ka seda ette. Aga siiski sellisel juhul peaksid nad olema võimalikult lühikesed. Nüüd pärast tsitaati võiks siis tulla teema edasiarendus, kus avatakse siis nii-öelda pressiteate sisu juba põhjalikumalt ning kõige lõpus peaks või võib olla taustainfo, tegelikult ei pea seal olema, et näiteks meie komisjoni pressiteadete puhul sageli jätame taustainfo välja ja lisame pressiteate lõppu lingi, mille kaudu siis saab sellele nii-öelda originaal
pressiteatele liikuda ja sealt siis juba taustainfot vaadata neil, kes sellest huvitatud on. Ja lõppu siis tuleks jätta ka pressiteate saatja nimi ja kontakt ning samuti ka lingid seotud dokumentidele, et näiteks jällegi komisjoni pressiteadete puhul meil on tihtipeale terve rida linke pressiteate lõpus, kus siis viidatakse mingitele õigusaktidele, mida see pressiteade puudutab või programmidele, projektidele ja nii edasi. Aga nüüd ma tahaks ühte pressiteadet näidata ka, aga selleks ma pean siit korraks välja liikuma ja võtma lahti teise faili. Ma panen korra selle ekraani jagamise kinni. Nii, ja siis ma otsin siit kohe kiirelt välja selle pressiteate, mida ma tahtsin teile näidata. Ja siis vaatame, kas see meil õnnestub. Uuesti katsun jagada oma ekraani. Üks moment, vaata kohe, kus ma olen. Ma liikusin siit edasi. Mis pildid meil veel ees on, kohe vaatan. Aha. Share. Ma loodan, et nüüd on näha. Hästi. Saime selle pressiteate kätte. Siin on siis üks näide, millegipärast ei ole siin kommentaar nüüd näha, aga hea küll, ma saan neid ka suuliselt öelda. Siin on üks näide siis, milline näeb välja komisjoni pressiteade. Tal on selline üsna kindel vorm. Kõigepealt siis komisjon, pressiteade, paremal puhul kuupäev ja siis on pealkiri ja juhtlõik, nii nagu ma just enne kirjeldasin neid pressiteate osi, aga siin ma just tahtsin tegelikult tähelepanu pöörata sellele, et selle pressiteate algne pealkiri oli hoopis pikem ja see puudutas seda pressiteadet nii-öelda üldiselt selle sisu, aga meie siis siin Eestis selle enne seda pressiteadet välja saates ajakirjandusele me muutsime selle pealkirja ära ja panime siia pealkirja sisse siis Eesti, ehk siis, et miks see sõnum või see uudis on tähtis just Eesti seisukohalt. Et alati kui võimalik, et siis tulekski see pealkiri teha nii-öelda võimalikult huvipakkuvaks, et antud juhul siis kuna komisjoni pressiteated puudutavad kõiki liikmesriike üldjuhul, et siis oli siin nagu oluline välja tuua just see Eesti, et see nii-öelda Eesti ajakirjandusele huvitavaks teha. Ja samamoodi lisasime siia esimesse lõiku kohe ka juurde selle, kui palju Eesti raha sai, et see Eesti nii-öelda summa oli tegelikult päris õiges selles originaalpressiteates välja toodud veidi hiljem, et selle tõstsime samuti siia ettepoole. Ja siin on näha siis üks tsitaat, millega see lõik on paigast ära läinud, et üldjuhul nad on ikkagi eraldi lõikudena, siis kõik tsitaadid ja juhtlõigud ja nii-öelda need teemaarendused. Et siin kohe pärast seda juhtlõiku ja juhtlauset järgneb tsitaat, et tsitaadi puhul võib siis kasutada nii saatelauset tsitaadi alguses kui ka tsitaadi lõpus tegelikult eesti keelele minu meelest oleks isegi sobivam kasutada saatelauset pärast tsitaati, aga siin ta praegu on tsitaadi ees, et see on ka tegelikult täiesti hea variant. Ja nüüd edasi siis siit ongi näha, et tuleb see nii-öelda teemaarendus, erinevad teemalõigud ja lingid on jäetud teksti sisse, kus saab siis otse liikuda
huvipakkuvatele või siis nendele nii-öelda vastavatele dokumentidele, kui keegi tahab midagi täpsemalt vaadata või midagi põhjalikumalt lugeda. Ning siin lõpus oleme sisse jätnud ka taustaosa ja nagu näete, siis siin veel kõige lõpus on rida linke, mida siis saab ka kasutada täiendava info saamiseks. Et nüüd see pressiteade on juba nagu enam-vähem selles mõttes, et peaaegu, et mahub ühele lehele ära, aga tegelikult ütleme nii, et ideaalne oleks muidugi pressiteade, mis siis olekski mahutatud ühele A4 leheküljele. Aga komisjoni pressiteated tihtipeale on pikad 2, 3, 4 ja vahel ka 5 lehekülge, nii et siis seal on meil tavaliselt nendega kõvasti tööd. Hästi, aga nüüd ma lähen edasi oma ettekandega, ma panen korra jälle kinni selle ja võtan lahti uue siis edasi oma ettekande jagamisega ja vaatame korra. Nii. Hästi, et pressiteadetes siis praegu nii palju kokkuvõtvalt ja lühidalt, et pressiteadetest kindlasti annaks rääkida veelgi rohkem, aga selle jaoks võib-olla oleks vaja eraldi koolitust, et see tegelikult on üpriski oluline teema, nagu ma aru olen saanud. Et sellest tegelikult oleks rääkida ka rohkem. Aga nüüd siis veel mõne sõnaga, mida me muud lokaliseerime komisjonis. No kindlasti on erinevad strateegiad, projektid, paketid, programmid ja nii edasi, kui olete võib-olla kuulnud mõnest neist ka. Euroopa Liit armastab tegevuskavu, strateegiaid ja nii edasi, ja nendele armastatakse panna ka selliseid vahvaid nimesid, mida on väga keeruline tõlkida, kui üldse mitte võimatu, nii et nendega on meil alati paras peavalu. No, mõned näited siin, selline strateegia, põllumajandusstrateegia, Farm to Fork Strategy. Sellele oli igasuguseid huvitavaid vasteid, küll põllult põske ja talust toidulauale või põllust toidulauale ja nii edasi, et siis lõpukokkuvõttes sai kokku lepitud, et jääme sellise pealkirja nagu talust taldrikule juurde, et natuke ka eesti keeles kuidagi kõlab, tekib see sama nagu selline tähtede või sõnamäng nagu inglise keeleski, et on sama esimesed algustähed, esimesed 3 tähte on ühtemoodi. Siis edasi selline näide nagu Fit for 55, millest kindlasti kõik on kuulnud siin praeguse rohepöörde kontekstis, et see on siis eesmärk vähendada heitkoguseid aastaks 2050 ja selle jälle selline tõlkimatu pealkiri, et no kuidas sa tõlgid Fit for 55 või Fit for 50, see ei ole nagu võimalik eesti keelt panna lihtsalt nii, et siis kuna oli teada, et seal on nagu mingid kindlad eesmärgid, mille poole me peame püüdlema, et siis sai selle paketi pealkirjaks pandud eesmärk 55, mis ei ole ka nüüd nagu teab, mis ideaalne tulemus, aga siiski parem kui otsetõlge. Siis oli hiljuti ka üks selline veebileht, mida tuli lokaliseerida või õigemini see kõigepealt tõlgiti ära ja siis seejärel me siin esinduses jällegi vaatasime selle üle ja lokaliseerisime, sest et local counselors olid siis esialgu tõlgitud kohalikeks nõunikeks. Et nagu ma ütlen, siis meil on tõlkepartnerid, kes sageli neid tõlkeid teevad, et kuna lihtsalt meie oma koosseisulised tõlked ei jõua kõiki neid asju ära tõlkida, siis hangitakse väljast. Aga need tõlked me siis üldjuhul vaatame üle. Ja siis oligi selline tore asi nagu kohalikud nõunikud ja me ikka mõtlesime, et kes need võiksid olla ja siis, kui me natuke süvenesime, siis me saime aru, et tegemist oli tegelikult kohalike omavalitsuste või siis kohalike volikogudega. Et siin ka siis oli tõlkimise asemel vaja natuke nagu kaugemale mõelda, et mis ta siis ikkagi siin meie Eesti kontekstis täpsemalt on. Aga siis mõned sellised nii-öelda brändinimed, mis ka komisjonil on ja mida tegelikult ei tahetagi üldse tõlkida, vaid palutakse meil kasutada neid inglisekeelsetena enamasti. On siis näiteks seesama Translating Europe, seesama projekt, mille raames see tänane seminar meil siin aset leiab, et selle me oleme küll selle
Banneril on siin tõlkinud Euroopa tõlkijateks, aga tegelikkuses ta on ikkagi nii-öelda brändi nimi, mida me pigem kasutame ikkagi ka inglise keeles. Ja samamoodi siin muud toredad näited, mis on siin toodud, on nagu komisjoni projektide programmid, UIU, sina oled Euroopa, Repower EU, mis on siis see uus energia tegevuskava ja Global Gateway, mis on siis uus komisjoni välja töötatud metaversum. Nii et need me oleme siis kõik jätnud inglise keelde, lihtsalt esiteks sellepärast, et see on nõue, et neid võetakse nagu brändi nimena, nagu Coca-Cola või ma ei tea, Apple näiteks, et see on nagu siis nii-öelda sama kaaluga brändi nimed. Aga juhtub ka toredaid asju või mitte nii toredaid, see on siis nagu, ma ei tea, musta huumori valdkonnast näide. Et kui siin oli, siis puhkes meil koroonakriis, siis Euroopa Komisjon lõi sellise erakorralise tööhõive toetuse rahastu, mille esitähtedest sai siis selle nimeks Sure, inglise keeles on siis ta kindlus ja selline väga hea sõna, eks, ja sellega oli sama lugu, et seda ei tohiks tõlkida, et see peab olema bränd, mis siis peaks igal pool Euroopa Liidus ühtemoodi olema. Aga kuidas me räägime Eesti ajakirjanduses surest, kui nagu inimesed päriselt surevadki koroonakriisis. Ja siis tuli natuke selgitustööd teha ja vaielda ja lõppkokkuvõttes sai siis sellest surest eesti keeles TERA, mis oli siis tööhõive erakorralise toetamise rahastu, oli see pikk nimi tal vist, nii et me siis kasutasime sure asemel TERA siis meie nendes dokumentides ja pressiteadetes. Veel näiteid kampaaniatest. Sellised vaktsineerimiskampaaniad siis samamoodi oli meil siin koroona ajal ja need olid nüüd ka tõlgitud siis meie partnerite või komisjoni tõlkepartnerite poolt, et sellised kampaaniad, mida me siis siin kohapeal lokaliseerisime. Et jälle originaalis ka, ütleme nii, EU delivers, et sellised hüüdlaused, need on nii omased nagu Euroopa Liidu kõikidele nendele kampaaniatele ja tekstidele, mis on sageli tõlkimatud, neid lihtsalt on nagu väga-väga raske kuidagi heas eesti keeles edasi anda, et nad lihtsalt ei kõla kohe mitte kuidagi. Et siis tuleb alati natuke pead murda, et kuidas ikkagi see sõnum edasi öelda õigesti. Et siis tõlgitud oli, esimese puhul oli vist EL saavutab tulemusi ja teine oli, sa ei ole üksi vaktsineerimas. Et meie nagu mõtlesime, et mis need siis nagu lõpuks tähendavad, mitte midagi tegelikult olgem ausad. Et ongi sisuliselt nagu tõlge, mis ei anna nagu võib-olla seda mõtet edasi. Aga siis samal ajal oli meil Eestis seesama Pane õlga alla kampaania, millele teie ka osutasite. Et siis võtsimegi nagu selle, mõtlesime, et kuidagi siis proovime need kahte asja siduda ja sai siis meil selline EU delivers asemel panime EL paneb õla alla, mis oli nagu siis natuke seotud selle meie kohaliku kampaaniaga, samas andis nagu edasi ikkagi seda sõnumit, et Euroopa Liit siis nagu aitab või nii-öelda toetab meid. Et selline lahendus. Ja samamoodi oli siis see teine, mis oli, et you never wax alone inglise keeles, et oligi nagu tegelikult algselt natuke arusaamatu, mis see tähendab, et you never wax alone, et meie nagu ise siis arvasime või küsisime ka kampaaniategijate käest järgi, et see mõte oli ikkagi selles, et kõik ühes koos, et sa ei ole nagu ainus, et me kõik teeme seda, et siis saigi sellest selline lause siia kampaania. See oli vist sotsiaalmeedia bänner, kui ma õigesti mäletan. Siis on veel selliseid toredaid asju. Let's turn history into victory. Oli täpselt sama siis see vaktsineerimiskampaania jälle, millega siis nagu taheti ühendada, ma ei tea, iga liikmesriigi ajaloolised mälestussambad, nagu te siit pildilt näete, siis sellega, et ma ei tea, et inimkond nagu võidab, ja see oli ka nagu selline suht, nagu segab isegi meie jaoks, et mis see siis nagu täpselt pidi tähendama, aga siin oli natuke ka seda sõnamängu inglise keeles, aga jällegi, kui see eesti keelde panna, siis siin ei teki mingit sõnamängu ega üldsegi nagu mitte mingisugust mõtet. Et siis sai see ka ära muudetud nii, et meie eestikeelsesse varianti jäi siis lõpuks
teeme koos ajalugu, et jäi nagu selline lause, mis siis peaks andma edasi seda, et teeme kõik üheskoos midagi, mida pärast mäletatakse, et nagu seda võis arvata, et see võis nagu selle kampaania mõte olla. Ja veel siin näide selline Next Generation EU kampaania, mis siin ka meie tänavatel linnapildis päris kaua aega oli, et võib-olla olete ka märganud, olid sellised toredad suured nii digitaalsed kui ka digitaalsed bännerid ja paberil bännerid. Oli siis selle rahastukampaania, mille eesmärk oli näidata, et selle raha abil me teeme siis Euroopa turvalisemaks, rohelisemaks, digitaalsemaks ja et teeme selle kõik üheskoos nii-öelda teoks. No jällegi, kuidas see tõlgib make it safe eesti keelde? Üpriski nagu keeruline, et jällegi ei ole lihtsalt nagu võimalik otsetõlkega neid sõnumeid edasi anda. Et siin me siis mõtlesime välja sellise asja, et panime ta mitte nii-öelda hüüdlausena, vaid lihtsalt visioonina, et millist Euroopat me tahame näha, et tahame, et Euroopa oleks turvalisem, rohelisem ja digitaalsem ja siis see viimane lause siis sellise hüüdlausena, et tehkem see siis üheskoos teoks. Nüüd ma ootan, et aeg hakkab otsa saama, kiiresti käin veel üle mõned slaidid, et viimasel ajal on tulnud hästi palju ka sotsiaalmeedia sõnumeid tõlkida ja lokaliseerida. Ja tihtipeale on need sõnumid originaalis samuti täis selliseid nagu brändi nimesid, et nagu siin on näha, eks ju, et see eco-friendly keskkonna, see tegelikult mõte on selles, et see kohv, mida me seal coffee talk'il nii-öelda joome, see on kestlikult kasvatatud kohv. Aga jällegi, et kui see esimene tõlge meile tuli, siis oli, et osale meie eco-friendly coffee talk'il, mis asi see on, et see ei ole ei eesti keel ega inglise keel, et see on nagu ma ei saa nagu aru, mis asi see on. Et siis me muutsime ka ära, nii palju kui me saime, et panime siis selle coffee talk'i, võtsime üldse välja, või tähendab, selle coffee talk'i tõlkisime virtuaalseks coffeepostiks ja siis selle eco-friendly võtsime üldse välja, et see sõnum ei oleks nii kirju, sest muidu ei saa nagu üldse aru, et mis asi siis seal on. Ja sama oli siis selle teise postitusega, et seal küll tuli nüüd jätta see Instagrami kasutaja nimi, mis need ätiga nüüd Instagrami kasutaja nimed, et seda me siis jätsime, aga võtsime ka need eco-friendlid ja coffee-talkid sealt seest kõik välja. Ja nüüd kiirelt veel paar viimast slaidi esinduse kodulehel, tähendab siis, siin ma lihtsalt ütlengi lühidalt, et näiteks kodulehe siis lokaliseerimisel on meil võimalus, et on meil sellised üsnagi piiratud võimalused, aga mõned asjad siiski, et kui Iirimaal räägitakse ombudsmanist, siis Eestis me räägime õiguskantslerist ja me ei tõlgigi seda teksti, vaid me võtame õiguskantsleri kodulehelt ja kirjutame sinna, mida Eesti õiguskantsler teeb. Ja samamoodi näiteks võrdõiguslikkuse volinik, et me ei hakka üldse tõlkima seda nii-öelda sinna mul iirikeelse kodulehe alusel me oma tõlked tegime. Et siit samamoodi siis võtsime Eesti soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kohta infot ja panime otsa selle kodulehele. Nüüd veel tahtsin, et kuna siin oli tõlkeplatvormidest juttu, siis rääkida ka sellest, et meil komisjonis on tegelikult olemas ka oma masintõlge, mis on siis arendatud maja sees ja see toimib kõikides Euroopa Liidu keeltes, pluss on seal veel Norra, Islandi, Vene, Hiina, Jaapani, Türgi ja nüüd ka Ukraina keel. Ja see põhineb siis, põhiliselt on teda treenitud Euroopa Liidu tekstide põhjal, nii et kui kellelgi on tegemist Euroopa Liidu tekstidega või on vaja neid tõlkida või kohandada, et siis julgustan kasutama. Et siin on mul ka kirjas, kes saavad selle kes sellele ligi saavad. Et siin on loetelu, siis on avalikud asutused, ülikoolid, vabakutselised, praktiliselt tegelikult kõik, olgem ausad. Et lihtsalt siin all on ka link, et seal lingi kaudu siis tuleb teha endale EU login, see on selline konto, siis selle konto kaudu saab ennast registreerida, et pärast, kui me need slaidid üles riputame, et siis saab selle lingi kaudu sinna minna ja endale selle konto teha, et ka tegelikult väga mugav ja praktiline abivahend, just eriti selliste tekstide puhul, kus on Euroopa Liidu teemalised mõtted sees. Ja lõpetuseks veel viimane slaid jaate kohta, et terminibaasis oli ka juttu siin teie ettekandes, et Euroopa Liidus on siis ka oma suur terminibaasi jaate, kus on ligi 8 miljonit terminit kõikidest keeltes kokku ja eesti keeles siis ligi 71 000 terminit kõikidest eluvaldkondadest, mis üldse olemas on, nii et
et kindlasti tõlkimisel on sellest palju abi ja panin siia selle veebiaadressi ka lõppu. Aga sellega siis lõpetame. Aitäh kõigile kuulajatele. Ma nüüd vaatan, kas ma saan ligi veel siia chatti, ma lõpetan jagamise ära ja siis vaatame, kas on küsimusi tulnud. On küll, hakkan siit järjest võtma. Aha, siin on tulnud veel ka teile küsimusi, nii et tulge keegi siia. Hakkame siit kohe pihta, kas Eesti vanasõnad olid, eks ju, edasi, kas Eestis elavatele venelastele peaks lokaliseerima? Muidugi peaks ja mikrofon äkki lähemal. Kindlasti peaks ja väga palju lokaliseeritakse ka, ma arvan, et ju kõik Eesti riigiasutused ja kõik on ju venekeelne info nii hästi kätte saada ja seda peaks tegema ka, sest ma ise arvan küll, et me peaksime pakkuma kõigile meie riigis elavatele inimestele ikkagi võimalust seda infot saada. Ja eriti veel, kui me arvestame, et nende inimeste hulk on päris suur, et meil tuleb ka siin kohe meelde see koroonakriis, et kui me nagu näiteks tollel hetkel ei oleks seda infot tõlkinud vene keelde, et ma arvan, et siis oleks nende see info kättesaadavus olnud tunduvalt kesisem. Aga see on nagu selline teema, mille üle võibki nagu arutama jääda, aga ütleme nii, et keel on keel. Ja vastus on jah. Nii, aga vaatame siis edasi. Seda oli keeruline saada chatist seda infot. Proovime edasi vaatame. Ja. Nii, ma arvan, et see on ka sulle, sest minul Euroopa Liidu taga naljakas projekt ei ole. Millised on kõige huvitavamad ja naljakamad projektid, milles olete osalenud? Ja sellest on kahju, et Euroopa Liidus naljakaid projekte ei ole, aga meil on küll nii palju vahepeal, et saab päev otsa naerda või vähemalt rõõmu tunda. Kui naljakatest projektidest rääkida, siis väga naljakas on olnud näiteks armastuskirjade tõlkimine, mitte võib-olla selle inimese suhtes, kes neid kirjutab, aga lihtsalt see, kuidas neid tõlkida. Ja neid naljakaid töid on tegelikult omajagu huvitavamad. Kõige huvitavamad on tegelikult sellised projektid, kus me, need samad transkreatsiooniprojektid, mida me oma esitluses käsitlesime, transkreatsioon on üleüldse väga põnev tõlkijatele, see väga meeldib, nad lähevad kohe elevile. Ja siis muidugi sellised keerulisemad projektid, sest kui tuleb tavaline dokument, siis tõlgid ära selle, saad kliendile ära, sellega on kõik. Aga kui tegemist on väga paljude keelesuundadega või mingite keeruliste tehnoloogiliste küsimustega, siis me oleme alati väga õnnelikud, kui me saame selliseid projekte teha. Edasi tuleb siit terminite kohta küsimus, et vahel tundub, et tõlkemälust tulevad terminid võivad olla konteksti mitte sobivad. Mida tuleks pidada silmas uute terminite terminibaasi lisamisel? Seda võib ikka juhtuda, et need ei sobi konteksti, kui näiteks see tõlkemälu on kliendipõhine, siis tal vahepeal tõesti võib olla nii, et kuigi see tõlge või ühesõnaga see on 100% match, kõik sobib, aga lihtsalt võib-olla ütleme näiteks lepingute tõlkes ühes kohas on agreement ja teises contract. Mis puudutab nüüd inglise ja Ameerika ja briti inglise keele erinevusi, siis need on olemas. Meie muidugi tõlgime enamasti ainult briti inglise keelde. Et see on kindlasti selline, me käsitlesime seda ka oma esitluses põgusalt küll. Mida silmas pidada terminibaaside või terminite lisamisel, siis mina isiklikult on väga suur terminibaaside fänn, et ma isiklikult tahan, et alati iga projekti juures oleks terminibaas olemas.
mida silmas pidada tõlkijana näiteks, et oluline on pidada või lisada selliseid termineid, mis on tõlkimise seisukohalt olulised, ehk siis kui me võtame mingid õigusaktid, siis ütleme riigihangete seaduses, siis seal kohe kindlasti oleks oluline lisada need terminid, mis on alguses määratletud ja nii edasi. Ja näiteks kui võtame kodulehe tõlke, siis on oluline lisada need märksõnad, millele need kodulehe tekstid optimeeritud on. Ja tegelikult just terminite puhul on oluline ka kontekst ja võib-olla termini definitsioon, määratlus, et ma tean järgmine kord, millises kontekstis või millises teksti puhul ma seda terminit eelmine kord kasutasin, et siis ma soovitan, võtke Jate lahti, seal on ideaalsed termini kirjad, et sealt näete kohe, kuidas on hea terminibaasi. Ja mulle ka meeldib väga see terminibaas. Nii, jälle läks mul miks ta niimoodi veel, mis on üleüldiselt suurim lokaliseerimisprobleem? No üks suurimaid lokaliseerimisprobleeme, kui me räägime kodulehtede tõlkimisest, on kindlasti tehnoloogilised probleemid. Kui klient valib endale ikkagi vale platvormi, siis tal on kõik tegevused halvatud hiljem ja see läheb meeletult palju maksma talle nii aega kui ka raha. Kui me räägime filosoofiliselt, siis võib-olla see, et tõlkida tuleb ikkagi mõtet, et me ei tõlgi siin otseselt sõnu lehekülgi. Ja kas see nüüd on probleem, ma arvan, et see on pigem selline väljakutse. Nii võib öelda. See on tegelikult ju põnev midagi. Ma kujutan ette, et suur probleem võib olla ka midagi, kui sa pead nagu lokaliseerima midagi, mida näiteks siiamaani pole meie keeles või kui on midagi täiesti uut vaja luua, et see ongi see, et kelle jaoks probleem, kelle jaoks huvitav väljakutse. Täpselt nii. Aga kuidas selle sooneutraalsusega on, et kas see on oluline lokaliseerimisvaldkonnas või mitte? Eesti keeles, ma ütleksin, eesti keelde lokaliseerides see nii oluline ehk ei ole, aga muidugi inglise keelde ja teistesse keeldesse lokaliseerides ma arvan, et see on järjest olulisem, et me ikkagi paneme sellele rõhku, et olla sooneutraalsed, kui see on selles kontekstis oluline. Seda enam, et paljud, nii mõnedki inimesed ikkagi määratlevad ennast mittebinaarsena ja siis ega ei teagi täpselt, kuidas nende poole pöörduda õige oleks. Siis on hea sellist sooneutraalset joont hoida. Nii, ja nüüd tundub, et üks küsimus on mulle, et komisjoni pressiteated tunduvad toodud näite põhjal üsna pikad ja lohisevad tekstid. Kuidas te kogu selle info hulga juures oskate pressiteatesse valida just kõige olulisem ja vajalikuma teksti, ilma et midagi olulist välja jääks? Ma kõigepealt ütlen, et see näide, mis ma teile näitasin, oli veel üsna hea näide, et tegelikult need on veel hullemad. Aga ega seal ei ole muud midagi teha, kui lihtsalt kriitilise pilguga sellesse teksti suhtuda, mõelda sellele, mille jaoks see pressiteade on mõeldud, mis on see põhiline sõnum, kellele see on mõeldud, kui seal on midagi Eesti kohta öeldud või on seal mõni info, mis puudutab mõnda Eesti poliitika suunda või on Eesti jaoks eriti oluline, siis selle me jätame kindlasti sisse. Üldjuhul alati annab lühendada taustainfo arvelt, et selle saab alati pressiteate lõppu linkida, et need, kes tahavad rohkem infot, saavad seda ise juurde vaadata, aga need, kes tahavad teada täpselt, mis värk on, et saavad selle kohe sellest pressiteatest konkreetselt kätte, et sellepärast tihtipeale ongi see taust, mis välja jääb esimesena ja võib-olla, ja ütleme nii, et Euroopa Liidu pressiteadete puhul on sageli ka see, et Euroopa Liit armastab ennast kiita ja rääkida, et me oleme teinud seda ja pean tunnistama, et sellised lõigud me tihtipeale ka lihtsalt võtame julmalt välja. Et kui keegi tahab kiitust lugeda, siis saab seda sellest pikast pressiteatest teile lugeda. Et üldjuhul seal on väga palju tühja teksti sageli, mida me saame välja jätta, kui me siin Eestis neid pressiteateid lokaliseerime, aga oluline on öelda, et tegelikult me peame need kõik ära tõlkima, nii et kogu see tekst siiski tõlgitakse ära ja see on Euroopa Komisjoni veebisaidil üleval, et me ei tohi selle pressiteatega nii-öelda tõlkimisel meelevaldselt ümber käia, me peame selle teksti ära tõlkima, aga lokaliseerimisel siin kohapeal Eestis on meil natuke vabamad käed, et siin me saame siis seda lühendada ja kohendada vastavalt sellele, kuidas me arvame, et ta paremini nii-öelda kaubaks läheks. Nii, kas saate jaate lingi parem?
juba Pille on mind kenasti aidanud, siin aitäh, Pille. Kas lokaliseerimisel on võimalik kasutada ka masintõlget? Võib-olla mingil määral näiteks, kui tegemist on e-poega, siis võib-olla neid tooteid tõlkida, aga turundusteksti üldiselt ma masintõlkega ei tõlgiks. Praegu veel. Võib-olla 5 aasta pärast, 10 aasta pärast on see võimalik. No, masintõlget saab tegelikult alati kasutada, kes tahab, aga sellest tuleb väga kriitiliselt suhtuma, sellepärast et see tuleb alati üle käia ja parandada ja vaadata, et mõte oleks ikkagi see, mida me tahame öelda, sest masintõlke ka tõlkimisel on omad ohud, aga see on ka jällegi teise koolituse teema. Põhimõtteliselt muidugi on võimalik, ma arvan, kes soovib, see kasutab. Kas ei ole esinduses olemas liidu eestikeelse kommunikatsiooni juhendit või kokkulepped või midagi sellist? Ei ole. Ise juhendame ennast, et paraku meil ei ole sellist juhendit, aga väga hea mõte, võib-olla oleks vaja sellist juhendit. Et kahjuks jah, praegu seda meil ei ole. Nii, aga paistab, et see oligi viimane küsimus vist. Et siis suur tänu vaatajatele, kuulajatele ja nagu öeldud, salvestus ja lingid lähevad meie kodulehele ja ma usun, et meie kodulehele, et vähemalt siis need slaidid, et saate tagantjärgi neid vaadata, kellel veel midagi selgusetuks jäi. Aga aitäh! Ja, suur tänu!